kes on kõik mängud mänginud seni. Tagaliin täna siis neljamehelisena tegelikult on viiene. Rommi Siht number või wingbacki positsioonil, kuidas soovite, tõuseb sealt rünnakule päris hästi, nagu näitas Luksemburgi vastu väravat. Robin Risser, sel hooajal põhimees, suvel osteti 3 miljoni eest. Keskkaitses number 2, Leni Ora, vaid ta mängib seal. No vaatame, kuidas läheb. Algus on lõi Odobeer ja 2 tükki lõi Metaliit Saksamaa vastu, et heal päeval saab, aga no praegu on vaja Eestil need paar minutit ära kannatada, kus prantslased tunnetavad, et saime esimese kätte, nüüd hakkame juba mõnuga tegema, lööme teise veel. See periood tuleb vastu pidada. Panusena läbi aegade noorim mees, kes üldse mõnes eurosarja. Üks tipphetk on see, et ta oma 17. sünnipäeva juhtumisi tähistas mänguga meistrite liigas. Sõõmängu kohta, mis meile 2 väravat on juba toonud, saab muidugi öelda seda ka, et võiks istuda rohkem kinni, et on nii teravad, me oleme juba mitut puhku siin näinud, ka Vaherkorra käis vasari pealt kenasti nagu korraks ära, aga siis tuleb siis see appi. Nimi on keskmisele jalgpallisõbrale, ütlen mina isiklikult kuulsin esimest korda enne tänast mängu 19 Harju Jõtka laagris ja sel hooajal heast küljest. Käivad peaaegu et kõik mehed seda rünnakut ehitamas, Joro ka juba palliga üsna täitis hästi, et ajas vastase ühe suurema staari närvi. Veel üks võib-olla selline liigutus ja siis äkki juba kohtunikud märkavad ka ja äkki tuleb kaarti. Eks see ikkagi eri riikides ja Eestisse pole tükimat aega juba kummalgi asja olnud. Aga kui siin Eesti koondised kätte ei saa, aga tagala oli ka kindel ja see liigub Eestil praegu täitsa viisa väikse muudatuse läbi teinud. Ehk juukseid põhimõtteliselt pole. Peaks saama sealt, kuna on seal selles spordirühmas, siis peaks sealt päris palju mängitakse. Nüüd on neid juba 7 tükki kirjas, neil 3 tükki raamidesse, 2 tükki sisse. Ühe nõmm tõrjus. Selline kurnamistaktika ka natukene, et liigutame seda palli rahulikult vahepeal tagant läbi. Olgu siis keskkaitse. See mängib muide Neomis sellise mehe käe all nagu Kuree. Võib-olla ka egiptlane Ahmed Egazi on Premier League'i sattumus selline, et Christophe Galtier on üks neist meest. Aasta oli siis 1988. Vastane juures. Siis see täna juba nii teinud tööd, ütleme, üleplaanilist.